Tere, Tiima. Tere, Kaimar. Kuidas siis läheb praegusel kevadisel hommikupoolikul või lõunal? Jaa, juba on lõuna. Et läheb hästi mõnusalt, päike paistab, ilm on soe ja meeleolu on hea. Tore kuulda. Kuidas siis muidu ootad suve? Ei oota, suvi on juba käes. Meil ju Põhjamaal on kuidas, et kui ilm on soe ja päike paistab, siis ongi suvi. Ja siis suvekuudel ei tea kunagi, milline ilm tuleb, on ju. Millal sa nüüd sellest päikesest ilma jääd? No, võib juhtuda kõike, on ju. Kuidas seni siis läinud on praegast? Mis ajast, mis ajani? Mis on see alguspunkt, algusaeg, mida me mõõdame? Ma ei tea, võime alustada kas algusest, kui siia kooli tulid kas või? 6 aasta jooksul. Kuidas läinud on? Ja. Ma arvan, et päris hästi. Kui me kasutame määrsõnu, siis päris hästi ja kiirelt. Uskumatu, et juba 6 aasta saab mööda. On need 6 aastat toredad olnud ka? Ikka. Ja ikkagi meie kooli staarõpetaja, nagu Raimond ka Vabalaval välja tõi. Hea õpetaja, jah? Staarõpetaja. Staarõpetaja. Nagu Raimond Vabalaval ütles. No jaa, ilmselt küll, et ma ei hakka ise ennast staariks nimetama, sest et muidu ma kõlan kuidagi ülbelt ja üleolevalt. Aga eks siis teised teavad võib-olla paremini, ma ei tea. Ja. Kuidas siis, mis muidu nagu toimumas üldse on? Kuidas lapsed õpivad? Ahah. No kõik on huvitav selline mõista, nagu rahvas, inimesed, õpilased, kõik, kollektiiv, kõik on ju erinevad. Ja. Nii et aus vastus siis oleks, et kõik õpivadki erinevalt ja kõigil ongi erinev motivatsioon, erinev tuju, aga oleme siiamaani leidnud erinevaid lahendusi ja kokkuleppeid teinud ka nendega, kellel on madal motivatsioon ja oleme ikka ühise keele ja ühise laine leidnud. Ja. Mis sind üldse motiveeris õpetajaks hakkama ja tulema? Jah, see on huvitav, et kui see nüüd vaataks hetkel ise vaatan, siis tundub küll, et huvitav, kes ei tahaks väga õpetaja olla, ise ma isiklikult küll ei tahaks vaadates, kuidas lapsed reageerivad ja on. Jaa, no vaata, kui ma ise olin veel õpilane ja mu ema oli õpetaja, siis ma vaatasin, kuidas ema on kogu aeg väsinud ja seal parandab töid või midagi planeerib, õhtuti kogu aeg istub diivanil ja kogu aeg midagi kontrollib, midagi planeerib, kogu aeg mõttes omadega. Siis ma mõtlesin, et mina küll ei taha õpetaja olla. Aga mingi hetk seal gümnaasiumi lõpupoole sain ma aru, et ma tahan teha tööd, et see oleks minu emakeelega, minu vene keelega seotud. Sest et no ma ikka väga armastasin, üldse mulle meeldivad keeled, aga sageli on nii, et sulle meeldivad teised keeled siis, kui sa väga armastad oma emakeelt. Sest et on ju, ei saa nagu armastada teisi, kui sa ennast ei armasta või nagu austada teisi, kui ennast ei austa. Nii et mul oli suur armastus oma emakeele vastu ja ma mõtlesin, et kuhu võiks õppima minna ja mida võiks õppima minna, et töö oleks seotud vene keelega. Ja nagu ise tead, siis tänapäeval Eestis ei olegi palju kohti, kus
kus saaks õppida nii, et osa õppest oleks seotud vene keelega, vene kirjandusega. Et oligi, et noh, kas siis... Tulle ajal äkki vist veel oli või? Ei, no siis oli kas vene keele õpetajaks ja tõlgiks või siis ajakirjanikuks, sest et vaata, venekeelne ajakirjandus oli ja siiamaani on Eestis. Nii et 2 võimalust. Ja siis ma niimoodi lõin käega ja mõtlesin, no proovin ikka õppida õpetajaks, ega see ei tähenda, et minust saab kohe õpetaja, eks ole. Et õpin, vaatan, äkki minust saab tõlk. Ja siis, kui ma õppisin õpetajaks ja tõlgiks, minu kõrval eriala on eesti-vene tõlk. Ja noh, kui seal oli see tõlketeooria, siis ma äkki avastasin, et see tõlkimine, see nagu istud õhtuti arvuti taga ja tõlgid ja sügad oma pead, kuidas nüüd ma seda tõlkin, kuidas ma toodan, sest et kui sa tahad hästi tõlkida mingit teksti või mingit raamatut või mingit juhendit, siis sa pead enne kõike algusest lõpuni läbi lugema originaalkeeles, no ütleme eesti keeles. See võtab aega, sa pead süvenema ja siis sa alles hakkad jupi haavalt tõlkima ja siis tõlgid läbi, loed oma tõlke algusest lõpuni, loed läbi, leiad sealt palju imelikke kohti. No, saad aru, me ju niimoodi ei räägi, mis see nüüd on. Siis hakkad neid asju parandama, otsima igasugust infot sõnastikest. Igatahes silmad väsivad ära, vabandust, tagumik väsib ärast, et sa istud ja terve õhtu seal midagi trükid ja trükid. Ja siis mina mõtlesin, et terve aasta seda tõlketeooriat, siis nagu vene keele õpetajaks õppimise kõrvalt. Ja ma otsustasin, ei, seda ma küll ei taha teha. See on igav ja see on see, et istud kogu aeg arvuti taga ja noh. Ja siis otsustasin, no proovin ikka õpetajaks, äkki see on lõbusam. Ja tegelikult on tõesti lõbusam kui see mingi kontoritöö või tõlketöö. Ja. Sa räägid neil tõesti vist päris paljusid keeli? Jaa, räägin vajadusel. Pead ise ka mingit arvestust või lihtsalt tuleb kuskilt ja õnnestub? Tuleb kuskilt ja õnnestub enamasti. Kunagi ma arvutasin 17 keelt. 17 keelt? Jaa, aga ütleme nii, et see on see nagu põhitase, nagu baastase. Ja osa neist keeltest on omavahel väga sarnased, eks ole. Ja no kui me keelde hulka arvestame ka setu keele, siis seda ma ju oskan. Ja, sellest sa oled just päris osav isegi või? Ja, olen osav, jah. Aga vaata, nende keelte puhul on ikka nii, et kuna igapäevaelus ei kasuta, siis hakkad kuskil kas reisides või kellegagi kohtudes hakkad rääkima, siis paratamatult hakkad mingeid, noh, hakkad mõtlema, et kuidas ma nüüd seda ütlen, et ja hakkad nagu kompima ja proovima. Nii, no olgu, ma ütlen nii, äkki on õige. Äkki õnnestub, ja vahel. Kas keegi teine vaatab mind imeliku näoga või mitte? Ja. Et siin ongi nii, et kui sa tahad rääkida mitut keelt, siis sa pead ise katsetama, ise pead proovima. Ja sulle võib tunduda, et sa räägid valesti, aga põhiline on see, et sa räägid ja sinust ja teine inimene sinust saab sinust aru. Et see ongi see põhiline. Ja sa oled meil suur reisija ka, nagu näen tänagi Küprose särk seljas sul. Jaa. Siin Instagrami ka olen lehitsenud, siis seal on ikka. Tahaks öelda, enamus vist on kuskil käimised, reisimised, kohtumised. Enamus? Jah, kui su Instagrami lehitseda. Kus ta just viimati vaatasin, käisid Peetris ja Riias olid vahepeal. Jaa. Väga meeldib reisida ja vaadata ümberringi.
erinevatel aastaaegadel erinevaid asju. Praegu ma vaatan enamasti loodust, kuidas see tärkab, õitseb, kuulan ja analüüsin linnulaule, mis linnud laulavad, kuidas nad laulavad, mida nad teevad, uurin seda kõike. Ja pärast koolipäeva ega ma palju kaugemale kui kuhugi Peetrisse või Viimsisse või Nõmmele. Jah, või kaugemale kui Kohilasse. No igatahes, ega väga kaugemale ei saa. Ja linnalähedased kohad on. No meil ka siin Kadriorus ikka nagu kuuled, linnud laulavad ja räägast lapsed ka siin väljas. Kadriorus ma käin nagunii, isegi siin koolipäeva sees. See vana purskaev on üks koht, kus on hea tunde teha ringis. Tõesti. Pead mingit arvestust ka, et umbes mitu riiki läbitud on? Ma ei pea arvestust, aga ma võin öelda, et need kõik riigid ikkagi mahuvad Euroopasse, välja arvatud võib-olla Küpros, mis tegelikult asub Aasias. Aga kuna Küprose vabariigis on ametlik keel kreeka keel ja see on Euroopa Liidu osa, siis kõik peavad seda Euroopaks. Kõik ja nagu geograafilises mõttes on see Aasia. Ja kui me vaatame neid laamasid, oled õppinud, laamad, mis liiguvad, seal ju toimuvad need maavärinad. Kui me vaatame neid laamasid, siis Küpros asub täpselt Euraasia ja Aafrika laamade piiril. Seega sa päris tihti maa väriseb. Ja ma elasin ühe maavärina seal üle. Oli jõudne? Ei olnud, oli huvitav. See oli 4 palli maavärin. Vist väga kõva siis polnud või? Ei olnud väga kõva. Selline tunne oli, et voodi värises. Kell 4 hommikul ärkasin üles, sest et voodi värises, nagu massaaž oli. Tead, on olemas sellised massaažitoolid, kuhu sisestad mündi. Vot selline tunne oli, et isegi mõnus. 10 sekundit sellist massaaži. 10 sekundit? Jah, siis pea kohal lamp ka kõikus ja seinad kriuksasid. Ma niimoodi esimesed 5 sekundit mõtlesin, et mis toimub. Äkki keegi raputab maja. Ei, ma mõtlesin, et äkki kellegi see pesumasin töötab. Ja siis, kui ma analüüsisin seda lampi ja neid helisid, siis ma sain aru, niimoodi kõik kriuksub, kui on maavärin. No võt, siis pärast kontrollisin, oli internetist vaatas, oligi. Nii et ma olen reisinud Euroopa piirides, Venemaa ka Euroopa osas, siis Euroopa Liidu riikides ja ka mitte Euroopa Liidu riikides nagu Šveits ja Norra või Ukrainaga oma, viimast korda 2017. Et ma ei tea, kui palju riike võib siis kokku lugeda, 20 kindlasti, ma arvan. Ma ei tea, ei oska praegu öelda. Mis praekas siis kõige enim meeldinud on selline lemmik sihtpaik? No, neid lemmikkohti on mitu, erinevad põhjused on. No kõige rohkem olen viimastel aastatel reisinud Küprosele. Mõnus hea soe koht. Jaa, mõnus hea soe, detsembris mõnus hea soe. Käin seal ujumas ka meres. Ilus ja ei ole kallis meie mõistes. Eestis on need Eesti-sisese puhkamise hinnadki on vist päris kõrged. Ja just, et kui sa tahad näiteks hotellis või mingis korteris või majakeses ööbida Eestis,
siis see läheb kallimaks maksma kui näiteks Küprosel või paljudes teistes lõunamaades. Seda kindlasti. Toiduhinnadki vist on odavamad. Nii ja naa. Aga viimase 2-3 aastaga on Eestis tõesti nii suur see inflatsioon olnud, et kohvikus või kuskil restoranis väljas söömas käia on Küprosel viimasel ajal isegi odavam tõesti kui Eestis. Ja Eestis oli ju see, millal see oli, aasta või 2 aastat tagasi, see 25% inflatsioon. Olime esimesel kohal selle poole Euroopa Liidus. Keeruline. Tol ajal muutus väga palju. Nii et Soome isegi ei tundu või Rootsi ei tundu enam nii kallis nagu veel mõned aastad tagasi. No me käisime ka siin mingi aeg tagasi ju septembri alguses vist, varsti tuleb ringiga tagasi, aasta saab varsti täis jälle. Käisime ka ju klassiga Rootsis, siis tundus, et kohati isegi odavam Rootsis kui Eestis, seal mingid toiduained ja asjad. Ja. Eriti kui poes käid ja shoppamas. Käid vaata teisendad neid kroone seal eurodeks. Ja. Me läheme ka varsti jälle Rootsi oma klassiga, nii et näed, ma isegi lastega käin reisimas. Mitmes korda siis Rootsis juba on? Klassiga vist teine kord ehk või? Oma klassiga teine kord, jah. Kunagi käisin ka ühe keelakooli klassiga ka Rootsi kruiisil ja siis ise käisin ja sõpradega ka mitu korda. Ei oska täpset numbrit öelda. Palju igatahes? No jah. Kümmekond ehk äkki ikka võib-olla? Vaevalt 10, kas 7-8 äkki korda. Jah. Täitsa võimalik. Me istume siin toredas aias, mida siin Raine ehitab, et siin ka käid jalutamas vist vahel ikka ju. Jaa, ikka käin ja päevitan siin. Jaa, nagu praegu. Jaa, viin tunnid läbi ja siis vaatan ka, et lapsed ei teeks liiga siin nendele taimedele. Vahel ikka juhtub. Ja praegugi on näha, et lapsed siin mängivad ja oluline on, et keegi hoiaks silma peal, et nad mängiksid natukene nendest taimedest eemal. Jaa. Õnneks taimed on rohkem siin poole, et seal, kus lapsed pigem on, seal neid väga palju vist pole. Jaa. On sul ehk mõni teema, mida sooviksid jagada? Teema, mida ma sooviksin jagada? See on huvitav intervjuu, et ma pean ise teemat pakkuma. Ei, no mul on siin mingid ettekirjutatud olid, ma vaatasin, aga sinu puhul nagu väga mõni seal ei kehti ja need, mis olid, küsisin ära ja väga nagu selliseks tõsiseks ka ei taha minna, et enam-vähem hakkame nüüd küsima, mis meeldib, mis ei meeldi. Jaa, mis meeldib, mis ei meeldi, see on juba nagu arenguvestlus. Seda ma juba, siin oli teisipäeval, ei kolmapäeval, kui oli spordipäev, siis pärast spordipäeva oli mul arenguvestlus koolijuhtidega, ütleme nii. Siis seal oligi nii, et mis meeldib, mis ei meeldi, mis õnnestub, mis ei õnnestu. Et see oli, jah. Loodame, et enamus asju ikka õnnestusid, Jaa, ikka. Me oleme ju enesekriitilised inimesed, paljud meist. Ja me sageli ei märka, kui palju päeva jooksul meil õnnestub. Siis kui mingi üks asi läheb, kas tohib nüüd öelda pekki, kõik ütlevad. Untsu, jah, vabandust. Kui mingi üks asi või paar asja läheb untsu, siis kohe, ei tule midagi välja, on ju, või mis päev täna on. Aga tegelikult enamus asju läheb ju hästi ja õnnestub. Tõenäoliselt, jah. Ongi inimeste enda hirm pigem, mis
tekitab neid asju, et midagi ei õnnestu ja aga tegelikult ju lapsed õpivad ja vene keeles ka teevad edusamme. Isegi kui mingi hetk tundub, et no ei tule välja, et raske ja nii edasi. Hooajaline sükene langus. Hooajaline, jaa. Siis aeg-ajalt ma ikka saan sellist tagasisidet, et et tegelikult oskab. Noh, viriseb, et no ei oska lugeda. Ja siis mingi hetk hakkab lugema ja siis ma niimoodi, oskad ju. See on äkki lapse enda hirm, et tal ei tule välja. See ka, jaa. Vaata, see nagu minu puhul või õpetajate puhul on hirm, et mingi asi jookseb untsu, siis mul ei tule välja. Samamoodi ka laste puhul. Mingi üks asi ei tule välja, siis nagu ta nagu hakkab kartma ja ma hoopis oskusliku mingis muus asjas. Ja. Sul juba muru niidetud või? Esimene muru niidetud sel aastal? Minu arust küll, ma pole seda jälginud. Vaata, mina ei tegele selliste asjadega. Sa oled linnainimene meil? Jaa, ma olen linnainimene nüüd, jah. Elan 3. korrusel ja muru niidab keegi, kes seal esimesel korrusel enam. Aga ema juures ka? Või ema elab sul ka? Ema elab Kohilas. Ema juures ma ei tea, kas niideti või niidetud, pole näinud, pole kuulnud. Aga su ema mõnes klassis, ma tean, sellepärast ongi küsisin, et mõnes klassis päris staar ema, ütleme nii, et kui teiste õpetajate emasid väga ei teata, siis sinu ema teab ikka mõni. Minu ema teavad? Jaa, 7. klassis just tuli juttu sellest, et said su emale tšau öelda. Jaa, oli. Oli niimoodi tõepoolest. Jaa, mu ema ju töötas terve elu õpetajana ja... Plaan teda jälgida ja tema jälgedes minna? No tuli välja jah niimoodi, et läksin tema jälgedes. Vanaema oli ka, ema oli ka terve elu õpetaja. Ka vene keele õpetajad või? Ema oli ukraina keele ja kirjanduse õpetaja Ukrainas. Ja minu ema alustas ka seal Ukrainas, kui ukraina keele ja kirjanduse õpetaja, aga venekeelsetele lastele. Jah, venekeelses koolis. Ja siis, kui aastal 84 ta kolis Eestisse, siis ta hakkas õpetama Eestis vene keelt. Eestis ukraina keelt ei õpetatud. Polnud siis väga vajadust? Ja loomulikult oli ka Nõukogude Liidus vene keel üks ametlik keel ka Eestis. Ja siis niimoodi ta saigi vene keele ja kirjanduse õpetajaks. 50 aasta pärast leiame sind ka endiselt vene keele õpetajana või sul pole plaanis nii kaua olla? 10 aasta pärast või? 50. 50? Ehk teed mingi uue rekordi õpetajate seas? Ma ei tea. Ma olen realist ja mingis mõttes ja ma üldse ei kujuta ette, mis on ja kuidas, milline meie maailm on 50 aasta pärast. Sa elad hetkes, mis toimub? Jaa. Ma suuri plaane ei tee, sest minu elukogemus näitab, et kunagi need plaanid ikka laiali lüüakse? Jaa, esiteks. Ja tead, nagu mõned ütlevad, ma ei ole muidugi usklik, aga võib öelda sellist väljendit, et Jumal naerab meie plaanide üle, on ju? Tal on omad plaanid. Et siin võib öelda universum, kuidas soovid, on ju? Aga sa võid teha plaane, võid öelda, et ma saan seal 10 aasta pärast, ma saan selliseks ja elan siin või seal ja aga
see kõik muutub praegu niivõrd kiiresti. Maailm on pidevas muutumises. Maailm on pidevas muutuses. Nii poliitiline olukord, nii majanduslik olukord, igasugused uudsused haridussüsteemis. Ja iga nädal jälle ärkad, vaatad, et jälle mingi USA-si on välja kuulutatud. Ja. Me isegi ei tea, et kas, kui me räägime siin 50 aastast, et kas 50 aasta pärast on üldse olemas koolid ja õpetajad. On ju? Ja praegust. Praegu tulevad ka need tehisarud. AI-d, jah, tehisarud tulevad ja juba mõned ütlevad, et nad vahetavad õpetajad välja. Loodame, et ei juhtu. Mina ka loodan, et seda Muidu sa jääd meil Timo üldse töötuks. See ka vist ei ole. Ja siis ma pean mingiks linna hulluks või selleks klouniks hakkama. Lähed hakkad vanalinnas veel tegema neid tiire inimestele. Ja. Nendele, kes veel aidi kasuta, need vanemad inimesed. Ei, mina ikka tahaks, et inimesed ikkagi õpiksid ja eriti lapsed õpiksid elama inimestega ja suhtlema inimestega, mitte tehisarvudega. Nad on niigi palju aega telefonides ja arvutites. Ja. Sinuga on Timo siin tore olnud rääkida, aga mul hakkab vabatund otsa saama ja sul ka vist varsti tundi vaja minna. Kas sa said tänaseks vist tuleb lõpetada, aga aitäh. Ja aitäh sulle ka. Aitäh.